stuudios on tore. Mina olen tore Marju, minu töö on tore ja minuga koos on alati kõige toredamad inimesed ja eriti tore on siis, kui nad on tore koolist ja mul on jälle külas üks koolimeeskond, tore meeskond sellest koolist ja ise ütlete, kust te tulete ja saade läks käima nüüd. Me oleme Põltsamaa Ühisgümnaasiumi väike rakukene Lustivere kool ja asume siis Põltsamaa külje all, selline pisike väike asula ja oma väikse armsa kooliga. Mis te veel ütlete oma kooli kohta? See kool asutati 249 aastat tagasi Vana Meieri juurde. Nii vana kool. Ja. Ma ei tea, kas mul on üldse nii vanu koole käinud. Jah, mul on siin täitsa kohe olemas 1776. Sealt tuleb isegi rohkem vaata juurde. Wow. Nii, üllatage veel mingi faktiga. Meie koolis käib umbes 60 õpilast. Mis meil veel erilist on? Meil on hästi vana koolikell, mis on käsikell venelikult. Täitsa tavaline. Kasutate seda? Jaa. Ongi nii tinti. Meil on korrapidaja õpetaja, kes siis tunni alguses siis võtab selle käsikella ja tilistab. Appi, mulle meeldivad sellised asjad, mis on nagu niimoodi vana traditsioon. Et praegu on ju hästi populaarne sellised muusikapalakesed koolides ja nüüd üldse on selle peale mindud, et pead ise umbes enam kella jälgima, siis lihtsalt lähed tundi õigel ajal. Aga vaat see kell, see on ikka ju see õige koolikell, on ju. Issugu äge. Vau, nii lahe. Nii, veel midagi? Mis meil veel on? Kus me asume? Pargi juures ja ilusas looduses. Meil on mõisapark ka. Meil on tegelikult mõis ka seal samas lähedal, Lustivere mõis, mis on ka vana ajalooga. Hetkel asub seal hooldekodu, aga me oleme väga head naabrid. Selles mõisas asusid elast ennem omal vahvid, mingid vanahvid inimesed. See on isegi vana mööblid veel sees sellest ajast. Ajalugu. Jah. Tahaks ausalt öeldes, ma ei tea, kas vaatajatel on sama tunne, aga mul on küll tunne, et ma pean sinna Lustivere minema millalgi vaatama. Tutseme külla. Jaa, muidugi. Miks mitte? Äge. Ja just, et et Põltsamaad ju veel ikkagi on kuuldud ja niimoodi, eks. Ja siis tegelikult sellel koolil on mitu filiaali, eks siis ongi Lustivere ja ka Adavere. Just. Ja need väiksemad filiaalid on just nimelt torega seotud. Mul on ülimalt hea meel. Ja sellepärast ma kohe küsingi juhendajalt ka. No sina oled kuskil 2 aastat tore juhendaja olnud. Aga nüüd, kui sa täna siia tulid, siis ma saan aru, et sa enda jaoks nagu leidsid ühe avastuse. No räägi, mis see siis on? Kuidas teie kooli tore sattus? Mida sina selle kohta tead? Mina avastasin enda jaoks, mul on üks raamat kaasas, mis räägib hariduselust Lustivere mail. See kingiti mulle, kui ma sinna kooli tööle tulin ja kui ma hakkasin sellega tutvuma, siis ülla leidsin ma sellise koha, mis räägib torest ja tore algusest Lustivere koolis. Tuleb välja, et meil on täitsa juubeli aasta, meil on 25 aastat olnud toret Lustivere koolis. Ehk aastast 2000. Vau! Ja, nii et me peame hakkama tähistama. Kui äge! See on nii uhke värk. Ja see sai ainult võimalik olla sellepärast, et see programm juba töötas enne, kui oli loodud ühing. Ühing loodi ju tore, ühing loodi ka täpselt 2000. aastal. Aga programm juba oli nii paljudes koolides. Ma ei tea, üle 30 kooli oli vist selleks ajaks. Nii uhke. Palju õnne teile siis. Aitäh. Selline üllatus tuli välja. Aga mis lõik seal siis on? Kuidas seal seda asja kirjeldatakse? Loeme selle siis ette. See on nii põnev kindlasti. Mina tahan küll kuulda. Siin on siis kirjas niimoodi. 2000. aastast töötab koolis tore ehk tugiõpilaste oma ring Eestis. Eesmärgiks on õpetada õpilasi endast aru saama, enda kõrval abivajajaid märkama, vajadusel sekkuma ja täiskasvanutelt abi paluma. Regulaarselt tullakse koolis kokku ja arutatakse vajalikke küsimusi. Suveperioodidel toimuvad üleriigilised torekate laagrid, kus noored vahetavad kogemusi, sõlmivad sõprussidemed üle kogu Eesti.
aastaid juhtis ringi Riina Paluoja. Hiljem andis ta ameti üle Mari-Liis Kolgile. Käesoleval ajal veab ringitööd Ede Paju, see on aastast 2016. Peale Ede Pajut on meil olnud ka ringi juhendaja Ülle-Evelin Kurvits ja mina olen siis 5. juhendaja. ja mina vist seda ainult seda esimest ei teadnud, aga Mari-Liisi ja Edet ma juba tean ja Üllet ja sind muidugi ka. Aitäh! Issand, see on küll vist väga eriline tunne praegu. Jah, ja selline avastus, et nagu kuidagi ei ole sellest juttu olnud ja järsku nüüd siia tulles avastasime, et peabki, meil on ju 25 juubel. Nii, aga ütleme niimoodi, lähme siis tagasi paar aastat ainult, et sina sattusid juhendajate väljaõppesse, kuidas see juhtus, midagi sa ei teadnud. Sa ei teadnud, et 25 aastat juba peaks varsti täituma hakkama, aga et millegipärast sa tulid. See on suuresti tänu Ede Pajule. Ma tegelikult teadsin, et kuna varem Ülle-Evelin toimetas, ma nägin kõrvalt seda toimetamist. Ja see oli 2023 sügisel. Ede Paju tegi mulle ettepaneku, et kas ma ei võiks koolitusele minna. Ja kuidagi see läks nagu nii kiireks, et oli vaja ruttu registreerida. Siis me Edega astusime ruttu toolasesse, mis te olite siis 6. klass või? Teile astusime uksest sisse lihtsalt, hakkasime rääkima, mis on tore, tutvustasime natukene ja nii-öelda käis värbamine, et kellega koos siis minna koolitusele. Et nendest tüdrukutest on mul kaasas nüüd Amy, kes on minuga kaasas käinud siis esmasel koolitusel. Ja nemad on siis hiljem siis lisandunud. Et selline põnev algus oli. Ja mis sa sellest koolitusest mäletad? Ja mis sinu jaoks muutus? See oli väga äge. Meid oli koos 6 kooli, kui ma hästi nüüd mäletan. Olime väikses mõnusas kohas Pillistveres, meile päris lähedal. Ja selline ühtekuuluvustunne ja see, et sa võid jagada oma mõtted ilma, et keegi arvustaks sind. Ja kõik need toredad mängud ja nipid, et see oli nagu suur pagas mu jaoks, millega toimetama hakata. Et kuna ma selle ajal töötasin sotsiaalpedagoogina koolis, siis mulle tuli neid tööriistu aina niimoodi juurde kogu aeg. Et mida ma olen saanud ka siiani kasutada. Et selline väga positiivne tunne oli sellest koolitusest. Ja siis ma haarasin kohe Järelsarvist, hakkasin kohe laienduskoolitust ka tegema koha peal. Et nüüd on meil teine hooaeg. Lõpetasime just eelmine reede hooaja. Nii et päris äge aeg. Ja miks sa seda teed siis? Ma ei tea, kuidagi noortega on nii äge toimetada ja rääkida ja mängida ja arutada ja et ma ei tea, mulle meeldib see. See annab mulle endale kuidagi ka sellist nagu noorte keeles powerit juurde, et ma tunnen ennast sel hetkel sama vanana. Et hästi äge. Mul on väga hea meel teie kooli üle. Nii tore, et sa tulid, nii tore, et sa oled juhendajaks õppinud, nii tore, et sa seda pagasit väärtustad ja seda kohe rakendad igatpidi seal koolis. Kas ma saan õigesti aru, et sa enne olid sotsiaalpedagoog ja nüüd oleks siis? Hetkel ma olen tugevajavate õpilaste õpetaja. Okei. Ja ma annan ka mõningaid aineid, et ka näiteks inimeseõpetust 7. klassile olen andnud ja olen kasutanud sealt tore nippe, tore mänge ja vahest ka tunni lõpus, kui on teema läbi võetud, siis küsin, et mis me mängime nüüd? Ja siis tulevad vahest need mõtted, et mida mängida. Viimane kordki mängisime, kohad vahetavad need, sest viimane tund oli. Et lõpetasime positiivselt. Äge. No ja õpilased. Mismoodi see teie jaoks on olnud kõik? Sina käisid koos õpetaja Annelida siis koolitusel. Mis sina sellest mäletad? Ja mis sina sealt kaasa võtsid? Sina vaatad seda õpilase pilguga. Mis sinu jaoks juhtus? Ma hakkasin rohkem teistega rääkima ja suhtlema ja kokku saama. Siis ennast usaldama ja ütlesin teistele ka, et pole midagi karta, et asi on lihtne ja tee seda, mis tahad. Et tuli selline
enesekindlus mõnes mõttes sisse, et võibki teha ja olla nii, nagu sa oled. kui äge mõte. Ja siis nendele teistele, kellele sa ütlesid, need ongi need, keda te kutsusite sinna ringi juurde, jah? Ja teised ongi siis kutsutud juba, jah? No nii, hakkan siis teid ka kuulama, mis siis sellest sai, kui te tore ringi läksite? See andis mulle julgust suhelda inimestega, mida ma varem ei julgenud teha. Ja ma oskan ka, see õpetas mulle, kuidas probleeme lahendada. Probleeme lahendada? Kas sul on mõni probleem ka, mis tuleb kohe meelde niimoodi? Vot selle lahendasin ära selle ja tunnen kohe, et see oli tänu Torele. Ma võin korraks sekkuda. No. Et tegelikult ma olen märganud küll nende tüdrukute puhul. Meil üks juhtum oli, eks sa, tüdrukud tulid abi otsima, oskasid märgata. Et võin julgustada, on tõesti konkreetsed juhtumid olnud, mida nad on aidanud lahendada. Et see oli siis midagi sellist, kus tegelikult nemad märkasid esiteks, teiseks nad said aru, et probleemi nagu, kus öelda siis, sügavus on selline, et see vajab juba täiskasvanu lähenemist ja nad tulid ja teadsid, kelle poole pöörduda. Just. Ja see asi on tänaseks lahenenud. Kui äge, väga tublid. Ja selliseid märkajaid on meil meeletult vaja. Jaa. Esiteks muidugi märgata ise ennast, on ju. Nii, veel mõtteid? See on mul uusi sõpru ja toredaid mälestusi. Sina oled see tüdruk, kes kindlasti käib ka niimoodi juba vabariiklikel tore kokkusaamistel. Vot sealt ilmselt see sõprade mõte, jah? Aga kui sa oma kooliringis käid, mis seal sinu jaoks on? See on uusi kogemusi ja uusi viise, kuidas probleemidest aru saada. Et see on aidanud sind? Jah. Hästi, aitäh. Mulle on tore olnud hästi palju enesehinnangut enda suhtes, et nagu tunnen paremini nagu iseendas, nagu jah. Ja olen õppinud rohkem koostööd tegema inimestega ja olen märganud, kui on nagu kiusamist olnud koolis ja kuidas lahendada seda. Ma muudkui noogutan. Jah, sina ka. Kõik on tõesti nii. Mul on väga hea meel, et meil on koolides sellised märkajad, aitajad, kes tegelevad ka enesearenguga selles mõttes, et kuidas seda julgust ja enesekindlust juurde saada. Nii, aga kas teie kooli tore ringil on midagi, mis on selline eriline või just ainult teie oma või mille üle te ise uhked olete, et kas te olete midagi teinud või mis iganes siia võib praegu? Meie oleme koostööd teinud meie kooli huvijuhiga. Ehk siis me oleme natuke nagu partneriks olnud kooliürituste läbiviimisel. Et oleme koos sügisel siis koostanud aastaplaani. Noored on kaasa rääkinud, milliseid üritusi nad ise sooviksid läbi viia, mis võiks koolis olla veel midagi põnevat. Et siin on meil päris huvitavaid mõtteid tulnud, siin aardejahti siin pidasime. Siis on meil siin olnud need erinevaid teemapidusid. Sõbrapäev on alati olnud, eks ole, meile selline ka juba 2 aastat järjest korraldame. Ja võib-olla selline suurem üritus, millega noored ise hakkama said, oli siis õpetajate päeval koolilastele siis ringide läbiviimine. Ehk siis nad tutvustasid tore mänge, mängisid toret. Ja et õpetajad said samal ajal rahulikult siis õpetajad olla. Et see oli selline esimene suurem kogemus, et vanusegrupiti olid siis, käisid siis nii-öelda mängupesades. Ja kui ma alguses olin natukene seal juures ja natukene pabistasin, kuidas nad hakkama saavad, siis lõpuks meil on selline tore rõdu, ma läksin rõdu peale, vaatasin sealt, et nii hästi toimetasid ja said hakkama. Et selline esimene suurem, ma arvan, üritus oli see. Et see on võib-olla see, mis meid eriliseks teeb ja üks vahva käik oli meil ka nüüd aprillikuus, kui me käisime erivajadustega inimeste kodus ka tore mänge mängimas ja nendega suhtlemas, et see oli suke põnev kogemus mõlemale osapoolele. Ja kõik jäid rahule. Olid vist Lauriina ja Nele olid toomad kaasas, eks ole. Nele, kuidas sulle see kogemus oli? Uus ja põnev.
ja huvitav, mis sa märkasid? et iga inimene on omamoodi eriline. Mis mängu sa läbi viisid seal? Me tegime kohapahetest, vaat need mängu viisime läbi. Vana hea klassika, tore no ja elaniktorm oli ka vist meil, eks ole, ja et kuna seal olid erineva, kuidas ma ütlen siis, erineva oskustega inimesed, et me väga niisugusi keerulisi mänge ei saanud nendega mängida, aga selline väga ehe kogemus, et nendele väga meeldis ja noored said sellise põneva kogemuse võrra rikkamaks. See avardab maailmapilti, see avardab seda empaatiat, seda aktsepteerimist, sallimist. Just. See on hullult vajalik tegelikult vahel kohtuda sedasi teistmoodi inimestega natukene. Ja sealt koorus ka väike mõte, et nemad tahaksid meile külla tulla. Aga me ei ole veel selle mõtteteostuseni veel jõudnud, et kevad on nii kiire olnud. Aga jah, me ei ole seda mõttekest veel ära kaotanud. Nii, ja kui te olete seal koolis niimoodi toimetanud pikalt ja nii paljudes asjades lööte kaasa, et siis kolleegide tagasisidet või ma ei tea, direktori või õppejuhi või kellegi tagasisidet oskate mulle tuua välja? Mis nad ütlevad? No õppejuht on ise meil osalenud mõnedes sellistes üritustes, et ma arvan, et on rahule jäänud, et väga niisugune põnev on olnud just aardejahis, eks ole, teie tiimis vist lausa. Ja ikkagi väärtustab seda, et meil on tore ring ja viime edasi tore mõtteid. Ja kolleegide poolt on ka ilmselt märkamist olnud, et nad on tänulikud, et me neid üritusi teeme, et on lapsed kaasatud sinna. Et meil on üldse Lustiveres väike armas, tore õpetajad, kõik on hästi toetavad ja kaasa elavad. Kas te teete seal Odaverega koostööd? Me tahtsime nüüd kevadel teha kohtumist, aga kuidagi need ajad meil ei klappinud. Aga tervitused Kirlinile, et meil plaanime ikkagi seda ühist kohtumist läbi viia. Üks kohtumine on meil olnud, kui nad meil külas käisid. See oli eelmise aasta alguses. Et kohe värskelt, kui meil oli see koolitus läbitud meil ja kutsusime nad endale ka külla. Aga nüüd on meie kord Odaverre külla minna. Ootame kutset, Kirlin. Mitu kilomeetrit vahet on muidu? Iseenesest 10 äkki. Ei ole üldse palju. Ei ole üldse palju. Ja 2 tore rakukest. Pisikesed rakukesed. Ja, aga te käisite koos suvekoolis ja nüüd ma küsingi kohe, kas sel aastal te tulete suvekooli? Kõik see seltskond juba olete kirja pannud, oi kui tore, aitäh. Ja no mis te veel lõpetuseks tahaksite ütelda? Ma ei teagi, noored vist ootavad hirmsasti suvekooli, et Nele on meil ühe korra käinud, samas me oleme kõik koos käinud ka konverentsil. Sina oled nüüd 2 korda käinud, teised on vist 1 korra käinud, et niisugune tore kogemus on olemas ja just see kõik see positiivsus, mis nendest üritustest õhkab, et ma arvan, et tunnevad sellest puudust või ootavad seda väga-väga-väga. Aga no kõige klassikalisem lõpp on siis olnud meil see, et saab öelda omalt poolt, et miks peaks Eesti koolides tore olema teie meelest. Igaüks saab ise hästi isiklikult öelda, et teil on see kogemus olemas, oma kogemuse pealt, sina oledki oma kogemuse ekspert ja sa saad öelda täpselt selle mõtte, mis sinu jaoks on see tähendanud ja miks see siis peab olema koolides. Sest teine variant on, et teda ei ole koolis. Mis siis veel saab, just. Teine nüüd juba teate, et see millegi pärast on vajalik. Kes tahaks ringi algus olla? Et kaasata inimesi. Et kiusumist ennetada. Et inimesed julgeksid ennast väljendada rohkem. No mina kindlasti arvan, et juhendajatele annab see tore ka väga häid tööriistu. Tavaliselt ju juhendajateks on siis kas õpetajad või sotsiaalpedagoogid, et see annab sellist oskust paremini noori mõista, ka nii-öelda lisajõudu, et avastada
või ennetada erinevaid probleeme koolis, aidata kaasa, sekkuda paremini. Et see on nagu väga hea tööriist tegelikult. Kõik need õppetükid, mis me oleme läbi võtnud, et igast ühest, et ma olen küll endale leidnud sealt mingisuguse nipi. Et ei tea, mis noored veel arvavad. kui on kool, kus ei ole toret ja kui on kool, kus on tore, siis mis see vahe võiks olla? Mille sa valiksid? kus on? Kus on, miks? Mida see aitab inimesi suhtlema ja tegema asju, mida nad ei ole mitte kunagi tahtnud teha. Tegema asju, mida mitte kunagi ei ole tahtnud teha. Nagu näiteks, mida siis mitte kunagi teha ei taha inimene? Näiteks kellegi ees avalikult rääkida või kõige suurema grupi sees olla ja rääkida üksinda. Tegelikult on see hirm alati, et kui ma pean teiste ees midagi ütlema ja nii, et seda mitte kunagi teha ei tahaks. Aga tores, sa õpid selle ära, tegelikult on see okei rääkida endast või enda asju, avaldada enda arvamust ja midagi ei juhtugi. Tegelikult on väga tore seda teha. Et ongi selline mõnus õhkkond, et saab kõigest rääkida. Kui meil siin vahest on olnud siuksed, kui meil on vähe osalejaid olnud, siis meil on siukene lõbus, hästi selline pingevaba õhkkond. Et saame rääkida ja naerda ja arutada erinevaid maailma teemasid. Äge. Mul on väga hea meel, et te tulite. Mulle väga meeldib, kuidas sa seda teed seal. Mul on hea meel teie üle noored, need mõtted, mis te ütlesite, on imelised. Ja hooaeg hakkab läbi saama. Rohkem mul koole otseselt saadetesse hetkel ei tule. Suvi tuleb vahele ja järgmine saade on viimane, siis on meil suvekooli meeskond. Meie siit aga koos teiega lehvitame kõigile. Tulge veel üks kord tagasi teisipäeval kell 6, sest stuudios on tore. Just.